nädalal oma 75. sünnipäeva tähistanud pikaajaline loomaaia direktor Mati Kaal tunnistab, et loomaaias käib ta päris tihti loomadega suhtlemas. Nüüd on tal võimalik seal ka omanimelisel pingil istuda. Kohe näete, kus see pink asub ja kuidas selline juubelikingitus sünnipäeva lapsele üle anti. Kui me oleme teinud avaliku arvamuse küsimusi ja küsime inimeste käest, et mis on esimene assotsiatsioon, mis teil tekib loomaaiaga, siis valdavalt enamuses on see Mati Kaal. Mati Kaal loomaaia endise ja lausa legendaarse direktorina pühendas ligi 50 aastat enda elust Tallinna loomaaiale. Sel neljapäeval tähistas ta Tallinna loomaaias enda 75. sünnipäeva ning üllatuseks pühendati talle seal omanimeline pink. See oli absoluutne üllatus selles mõttes, et ma ei kujutanud ette, nad ütlesid mulle, et mõned endised töötajad tahavad ka tulla, et kas ma oleks nõus tulema selleks puhuks loomaaeda, et ma isegi ausalt öelda enne, kui Tiit sellest rääkima hakkas, ei pannud ka seda teki all olevat pinki sinna üldse tähele. Nii et see oli absoluutne üllatus. Sajandi jooksul on Mati Kaal juhtinud ja kujundanud loomaaeda suurimate muutuste ja ka kolimiste ajal. Endised töötajad ütlevad, et vahel olid Matil loomaaia arendamisel ka liiga lennukad ja suurejoonelised ideed, mille teostumist keegi ei uskunud, ent kõigi üllatuseks tegi Mati need alati ikka kuidagi ära. Tiit Maran küsis hiljuti loomaaia endistelt töötajatelt, kuidas nemad Matit iseloomustaksid ning joonistus välja 3 põhilist omadust. Heatahtlik, humoorikas ja järjekindel. Näiteks üks väga hea Mati ütlus oli alati see meile, et ärge vihastage, vihastamise asemel parem imestage. Et see aitab palju rohkem sellest nii-öelda kurjusest üle saada. Ja seda olen siiamaani näiteks mina olen küll jälginud. Ja kui ta nägi, et me väga ära väsisime, siis ta tuli ja rääkis mõne anekdoodi. Ja nagu siin juba mainiti, ta oli ääretult järjekindel. Kui oli mingi asi niimoodi otsustamisel, siis me arutasime selle põhjalikult läbi ja kui oli otsus tehtud, siis mingit kõikumist ei olnud, et siia poole või sinna poole. Seda võiks peaaegu öelda, et selline halva sõnaga ütleks põikpäisus, hea sõnaga järjepidevus. Kui ikkagi üks idee on olemas, siis nagu ta ütles, kas uksest sisse, aknast sisse, korstnast sisse, aga see idee peab käiku minema ja nii ta on toimetanud ja ega ilma selleta seda loomaaeda sellisel kujul, nagu ta praegu on, kindlasti ei oleks olemas. Mati ise ütleb, et kõigil neil, kes loomaaias on püsinud ja siin loomadega tegelevad, on eranditult sees mingi salapärane linnuke, mis neid seal hoiab. See tähendab seda, et loomaaia palgad on niisugused, et palga pärast ei tööta siin ükski inimene. Et siin peab olema korralik loomaarmastus, mitte ei pea need inimesed, neid on olnud siin ka, kes on tulnud, ma olen nii suur loomaarmastaja, kui kaua ei pea vastu, sest ta ei armasta mitte loomi, vaid ta armastab enda loomaarmastust, et ta paistaks välja nagu loomaarmastaja, aga siis kui igasugune armastus on tegelikult ohverdamine, sa pead ennast ohverdama selleks, et kedagi armastada. Et need, kes alles jäävad, siin kunagi me tegime statistikat, kes on 6 aastat olnud, see läheb jalad ees. Kas ta peab looduses fanatt olema, aga midagi inimese selles maailmas, mida ta peab oluliseks oma elus, oma tegevuses, ilmselt peab olema natukene teistsugune, kui ütleme nendel inimestel, kelle kõike defineerib raha. Et siin on nagu see väga oluline vahe, sest need inimesed, kes siin, meil on palgad ju väiksed, siin ei ole ju midagi öelda, et siin on mingid teised hoovused, mis panevad inimesed töötama. Mati Kaalu lapsepõlv möödus Saaremaal. Juba väikese poisina oli näha, et ka temal on see linnuke sees, kui ta hakkas tegelema erinevate putukate ja loodusest leitud elukatega. Maal kasvades olid ju koduloomad ka ümberringi. Nii et ma olen nii nagu Gerald Tarel lapsepõlves koju tassinud küll nastikuid ja triitoneid ja verekaane ja mis iganes tähendab, mida kõike ei saanud kodus peetud. Nii et selles mõttes see on ikka nii nagu venelane ütleb, et need urakas roodadab. Seesama poiss olles huvitatud mutukatest ja putukatest tuli selleks Tallinnas, sest neist rohkem teada saada, kooli õppima. Ja üks minu mälestus puudutab minu vanaema Hel Maranit, kes oli sellel ajal Loodusmuuseumi direktor ja ta mulle korduvalt rääkis, kuidas
Ühel hetkel tuli tema juurde rõõsasäravate silmadega poiss, kes entusiastlikult teatas, et tervist, ma tahan teie kollektsioonidega tutvust teha. Nii et see on üks minu niisugune lapsepõlve vanaemalt kuuldud mälestus sellest, milline Mati oli siis, kui ta Tallinnas koolis käis. Mati ütleb, et ka täna aastaid hiljem mängib Tallinna loomaaed tema elus olulist rolli. Keerulistel hetkedel tulebki ta just loomadelt nõu küsima. Vanemad loomad tunnevad ta ka ära. Kui närv krussi läks, siis ma alati jalutasin loomade juurde ja see lasi närvi lõdvaks ja praegu nüüd koroona ajal väga palju ei õnnestunud käia, aga muidu ma ikka käin praegu regulaarselt jalutamas.